Hendrik ja Kaisa, otsesaateni on jäänud 2 päeva. Millised on tunded? Ja sellised põnevad on sellepärast, et me oleme nii kaugele jõudnud, et nagu, kuidas öeldakse, nagu köietants on jõudnud poole peale, õigemini mitte veel päris poole peale. Oleks veel võimalus pöörata ümber ja tagasi joosta. Aga suhtkond keeruline on, et kui meil see nädal nüüd läheb hästi, siis enam tagasiteed ei ole. On ju? Siis juba järgmises saates on 2 tantsu korraga, mis juba nõuab päris palju aega ja pingutust. Ja mis on omamoodi ka tore, sellepärast, et siis on nagu rohkem mida teha, sest praegu veel jääbki ongi veel öö nagu endale jäänud. Aga ei ole olnud mõtet, et loobuks saatest, et tõesti ainult töötunnid on endale jäänud? No miks loobuda? Miks ei ole vaja selle loobumise pärast väga karta, see tehakse sulle selgeks, et aeg on minna mees. Kohtunikud teevad selle töö ära varem või hiljem kellegi jaoks ja kellegi kasuks, kellegi õnneks ja kellegi kahjuks. Kas te olete kartnud seal ka ennem, kui on see valik, et 2 tükki peavad kordama oma tantsu, et nüüd 1 paar olete teie? See teist korda tantsimine ole selline natuke nagu tobe ka, et oled juba ühe korra ära pingutanud, et ma just ise mõtlesin, et kui kõik kukuksid tantsus, kes 3 korda, kes 2 korda, kes 1 korda, siis keegi jääb lõppu, et siis saab pingutada, et ma nüüd ei kuku. Et sisuliselt ega sa ju tantsu enam ei muuda, see tants on ikka samasugune ja ma ei usu ka, et neid eksimusi tantsus nüüd saab nii palju olla, et selle 20 sekundiga, mida seal žürii ütleb, et tehke nüüd seda paremini, et see nii kardinaalselt muutuks. Et ma tahan sellega öelda, et kellelgi nii kardinaalselt ei lähe ju oma treenitud või väljamõeldud kava nagu aia taha ka, ma arvan. Ja paremaks muuta on ka teda ju raske. Kui sul on tegelikult ju nii väike aeg, sulle lihtsalt öeldakse, et muuda nüüd seda ja sa lähed põhimõtteliselt kohe platsile. Et ma arvan, et seda suudavad professionaalid võib-olla. Aga siiski nad mõtlevad ka ikkagi sammude peale, mille nad on loonud, kuidas partnerit juhtida ja näiteks, et hoopis nagu sellised teised asjad tulevad rohkem mängu kui see, et ma näiteks naeratan mingisuguses kohas. Aga olete enda poolt ise ka hääletanud või kellegi teise poolt? Mina esimeses saates mina helistasin, sest helistasin, seal oli see number on ju, siis ma trükkisin ja siis kuulasin hääletatud või hääl antud, ma ei tea, mis ta seal ütles, aga rohkem ei ole. Toimis. Aga võib-olla ei tohi. Mina kardan, et see toob halba õnne, nagu selles suhtes, kui ma esimene aasta enda poolt hääletasin, siis ma kukkusin kohe välja. Teine saade ma enam ei hääletanud enda poolt, siis ma sain kaugemale ja nüüd ma ka ei ole hääletanud. Ma miskipärast arvan, et seda poolt. Mina esimest korda hääletasin enda poolt, esimeses saates ja ei kukkunud välja. Esimeses ei kukkunud keegi. Ja, esimeses ei kukkunud keegi. Nii, punkt EE. Top. Punkt EE.